tagasisidestamine, tunnustamine, kõik need asjad ajavad segadusse ja nad hakkavad jääma taha plaanile ja selle tulemuseks kujunebki see barjäär välja. Sest töötajatele tundub, et juhti ei huvita. Aga tegelikult juhti väga huvitab, aga tal võib-olla puuduvad vastavad meetodid, oskused, pole ka väljaõpet saanud. Ja kuna töötajatele tundub, et juhti ei huvita see osa, siis nemad hakkavadki võib-olla oma motivatsiooni juba kaotama, aga töötajatele nagu kõrval olevale juhile tundub, et töötajatel on mingi isiklik probleem, et nad ei ole pühendunud, neid ei huvita. Ja see põhimõtteline mõtteviisi muutus ongi see, et sa hakkad rohkem teadlikult tooma fookusse just liidri tüüpi juhtimist. Ehk siis nende meetodite kõrval, mis aitavad küll valdkonnas läbi lüüa, heal juhul juht võiks otsida praktilisi meetodeid, mida tähendab motiveerimine, eriti just mitterahaline motiveerimine, mida tähendab võimustamine, mida tähendab tagasisidestamine, mida tähendab suhtekapitali loomine, mida tähendab tiimikultuuri loomine. Et see oli see peamine stardipunkt sellel päeval.